Tere! Palju õnne sünnipäevaks Riigi Infosüsteemi Amet. Mul tõesti rabarber aias vohab ja kooks igaks juhuks, ma ütlen küll tagantjärele, ma tean, sisaldas laktoosi, gluteeni, muna ja nii palju suhkrut, et see rabarber teil alla läheks. Aga tõepoolest, ma elan kusagil, kes võib-olla tahavad isikuandmeid saada, siis ma elan kusagil teispool Tartut, et ma hommikul rongiga tulin, siis ma võtsin selle kaasa. Nii, aga lähme asja juurde. Ma olen tõesti Dan, ma olen Infoturbe Instituudi direktor Küberis, te ütlete küber tähendab teil midagi muud, küberneetikas. Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjoni esimees olen ma ka. Ja täna ma räägin teile siis sellest, et milleks peaks siis riik valmistuma, digiriik. Aga kõigepealt, RIA sai 15, see on väga raske iga. Erik Eriksoni psühhosotsiaalses teoorias öeldakse, et identiteediotsingute periood on see. Ja praegu rollide kujunemine on nagu põhiteema, sellepärast, et käib ju IKT konsolideerimine. Ehk siis me keegi ei tea, kes millega tegelema hakkab pärast seda, kui see reform läbi läheb. No te ilmselt teate paremini kui mina. Teine raske asi on, sul on ümber ka teised, sa pead nendega kuidagi sotsiaalselt, tahad kuuluda nende sekka. Nii nagu me tahame kuuluda Euroopa riikidega samasse nagu klubisse ja siis nad saadavad meile Kukrut, CRA, NIS2, CSA ja kõik korraga. Et nagu raske on nagu olla, see sotsiaalne surve on tohutu. Ja sotsiaalse survega jätkates nagu sotsiaalmeedia ja tehisintellekti mõjutused noorusele, neid ei saa alahinnata. Pea võib sassi minna sellest. Et kõik ütlevad, et nüüd kohe tulevad mitmikagentsüsteemid ja asendavad ära kõik inimesed. Ma ei ole kindel, et me päris seal veel kohe oleme. Ja niimoodi, et õppida tuleb ikka ise, tuleb ka õppida, oma teadmistega tuleb ka edasi minna. Et ei saa AI-ga haridust asendada päris. Enesehinnangus, ma arvan, RIA-l väga probleeme ei ole, aga eelarvet tuleb kaitsta iga aasta. Et selles mõttes peab suutma põhjendada, millega ma tegelen. Ja kogu see hukukindlusest just rääkisime, see, kuidas me siin hukukindlust nagu defineerime, et kui hukukindlus tähendab ainult seda, et kas me saame kõik asjad pilve panna, eks ole, et siis võib-olla hukukindlus peab olema ka võib-olla siis, kui sidet ei ole. Siin on muidugi satelliitidest räägiti ka. Nii et see autonoomia ja iseseisvus, kas me saame Eestis iseseisvalt hakkama, kas ma saan suureks kasvada iseseisvalt hakkama, et see on tegelikult väga tähtis küsimus. Ja mina tegelikult ütleks, et Eesti riik saab suurepäraselt hakkama iseseisvalt. Ma olen külastanud oma töös mõningaid riike, kes ei suuda ära teha paljud seda, mida meie oleme Eestis suutnud digiriigis ära teha, nii et lisaks palju enne sünnipäevale ja aitäh. Ja siit tulebki, et eksistentsiaalsed küsimused. Olen 15, tahaks kelleltki nõu küsida, aga kellelt ma nõu küsin? Oleks vaja leida kusagilt siis kedagi kellelt küsida. Varianti on mitu. Mõned kirjutad neile, helistad neile, ütlevad sulle, et meie teenus või toode lahendab kõik su probleemid ära, maksmine toimub vastavalt hinnakirjale. Niimoodi saab päris palju probleeme ära lahendada. Kui sa tead täpselt, mida sa ostad, kõik on väga super, saad õige asja. Siis on üks teine grupp, väga tähtis ka ühiskonnagrupp, kui sa neile lähed küsima, et kuule, anna nõus, nad ütlevad, see on väga keeruline küsimus, me peame tegema põhjaliku ja pika uuringu ja võtma paar doktoranti, mõned magistrandid, niimoodi. Ja läheb 2-3 aastat. Tahaks küsida teistelt omasugustelt, aga siis mõned on nagu see, et mul on selle ühe probleemiga tegelemiseks 50 inimest igas osariigis. Et sellega me nagu ei saa võistelda. Me teeme Eestis ära tohutu palju vähemate inimestega. Et see on niigi, räägid siin lõunapausi ajal, räägin mõne inimesega, siis ta ütleb, ma tegelen sellega ka, siis tuleb mingi teine teema üles, ma olen siin ka kuidagi seotud, mul on see, kuidas sa jõuad, eks ole. Et selles mõttes jällegi Eesti paneb siin kõvasti väljapool oma kaalukategooriat. Samal ajal on need riigid ka, et kui sa lähed ja ütled, et mul on selline probleem, ütlevad, et me ei ole isegi üritanud. See on lootsetu, et me nagu ei tee. No nii, kõige selle nõu küsimise juures on ka oluline, et kas see, kui sa oled 15, siis kellelt see nõu küsid, et kas see vanus ka loeb, eks ole. Küberneetika on ainult 29 aastat vana, võib-olla on 15-aastasele nõu anda natuke saab, aga väga palju ei saa, nii et ma võtan välja siis oma teise nagu kaardi taskust ja Teaduste Akadeemia on 88. Nii, 2024-2025 Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjon üritas siis hakata hindama riske. Ja alguses me võtsime endale piiritletud ala, võtsime ühe teenuse, milleks on valimised, demokraatlikud valimised Eesti Vabariigis. Ja mõtlesime, et
kuidas me suudame neid ohte hinnata siin, et mis siis juhtuda saab, mis saab valesti minna. Ja materjali oli palju. Mobiiliga valimised, tavalised internetivalimised, selgub, et pabervalimised on ka rünnatavad. Vahel on isegi ägedad ründed, mis töötavad siis, kui sul on pabervalimised ja internetivalimised korraga, et muidu neid ründeid ei olekski olemas. Ja siis me töötasime 2 aastat, esindajaid oli mitmelt poolt siit majast, paljud teie seast on ka siin, kes aitasid seda tööd teha. Ja me püüdsime siis nagu järjestada neid ohte kuidagi siis sellel võimalikkuse ja mõju skaalal, võtsime selle klassikalise NIST-i maatriksi ja vaatasime, et mis me sealt saame. Noh, jah, mõned asjad tulid välja, aga selgelt nagu numbrilist järjestust, et nüüd see oht on kõige tähtsam, seda meil teadlased ei julge metoodiliselt anda. Ütlevad, et me võime välja tuua mõned asjad, millega meie pealest peaks esimesena tegelema. Ja seda me tegimegi. Meil olid ilusti seal töörühmas olid nii Riigi Valimisteenistus, Vabariigi Valimiskomisjon, RIA, ministeerium, suurepärane. Palju ägedaid asju sai tehtud. Leidsime, et saime kaaluda avatud lähtekoodiga ja suletud lähtekoodiga valimisrakendust. Jõudsime järeldusele, et õige pisut, aga avatud lähtekoodiga on riskid nagu tiba väiksemad. Aga jah, see on üks hetk ja ainult mingi 20 inimese arvamus. Kõvasti saime tööd teha nutirakendustega ja sellega, et rakenduste poed, kelle kontrolli all need on, kas meil on auditivõimekus? Minul on tegelikult kahju, et me ei jõudnud nutiseadmetega internetivalimisteni. Paralleelselt ma ise tean, ma ise aitasin öelda, et need riskid, et kui me rakenduste poodide kaudu levitame valija rakendust, siis sellel on teatud riskid iOS-i puhul. Nendega tuleb tegeleda. On tegeletud, on nii mõningaidki huvitavaid asju juhtunud. Äkki see üks päev ikkagi tuleb. Samas, paralleelselt mõned teemad, millega me rinda pistsime, ma loodan, et meil üldse on internetivalimised 2 aasta pärast. Et selles suhtes siin võib nii ja naa minna see siin. Nii, aga see oli sissejuhatus. Me vahetasime teemat, sest valimistega me jõudsime kusagile maale ja nüüd me mõtlesime, et võtaks nagu ambitsiooni juurde. Võtaks kogu e-riigi, kõik, mis pähe tuleb. Tehisintellekt, pilv, tarneahelad, kõik. Ja üks asi, mis me veel leidsime, on see, et me ei tahtnud ainult keskenduda sellele, et teenus läheb katki ja teenus läheb maha. Tahtsime mõelda nagu pisut laiemalt ja jällegi täna akadeemia komisjoni koosseisus on olnud ka sotsiaalteadlased näiteks, et meil on ka juristid seal, nii et meil on olnud võimalik nagu väga mitmekülgselt teha riskianalüüse, võib-olla laiema profiiliga, kui Eestis mitmel pool tehakse. Ja meil on praegu 3 ohtu, mille järgi me siis hindame ja ma toon teile mõne näite. Esimese ohu me võtsime üle sünnipäevalapselt endalt. Kuna RIA veebilehel tähelepanelik lugeja leiab dokumendi, kus on juhend riskide hindamiseks. Teet on selle kirjutanud, meile see väga meeldis, me võtsime selle sirgelt kasutusele. Seal on siis nagu ikka klassikaline riski hindamine, sa hindad võimalikkust ja mõju. Ma nüüd natuke siin on lihtsustatud, et Teet teab, et need ei ole kõik tema laused, nad ei mahu kõik slaidile lihtsalt, seal on palju tarka juttu. Aga oluline on siis see, mis teile peab praegu nagu pähe jääma, on see, et üks tähendab, et tegelikult on nagu sündmust ei ole, et kui sa avastad, et selline oht on, siis tegelikult ei tasu sinna aega väga palju kulutada. Ja 5 on nagu see, et see on selline peaministri taseme asi, eks ole. Ja me oleme siis võtnud mitmeid ohte, mille siis komisjoni liikmeskond on välja pakkunud, et millega peaks nagu tegelema, mida peaks uurima. Ja üks neist on siis väga selline päevakajaline, ehk siis me sõnastame kõike lausega, et midagi läheb pahasti. Ja siis me hindame, et kas me arvame, et see läheb väga pahasti ja kui võimalik see on, et see läheb nii pahasti, et sellepärast on see sõnastus selline. Antud juhul siis me hindasime ohtu, et riigi e-teenuses kasutatava tarkvarakomponendi haavatavuse või tagaukse tõttu on häiritud elutähtsa teenuse terviklus. Lihtsate sõnadega öeldes, kusagil tarkvaras on viga ja teenus läheb maha mingil põhjusel või käitub valesti. Terviklus tähendab ka seda, et ta võib-olla teeb midagi jumala teistsugust. Ja ma panin selle kasti seal ekraani peal sinna kõrgusele umbes täpselt meelega. Seepärast, et selle ohu toime mõju me hindasime umbes sinna kriitiliste sündmuste kategooriasse. Ehk siis see on midagi sellist, et arvestades, kui palju näiteks on avatud lähtekoodi
meil taristus ja kuivõrd ägedaks on läinud tarneahela ründed lähtekoodi vastu, siis eriti olukorras, kus meil on see on see üks koht, kus AI on natuke nagu relevantne, et kui me kardame, et Anthropicul on Mythos ja Mythos leiab tarkvara lähtekoodist kõik vead ülesse ja siis keegi hakkab neid hullult rakendama meie vastu, et põhimõtteliselt on nagu teema, jah. Ja küsimus on selles, et ma võib-olla ei karda seda Anthropicut, ma võib-olla kardan neid tüüpe, kes nii palju PR-i ei tee enda mudeli kohta. Et see on see mure. Ja see on siis tõesti üks sellistest ohtudest, mille siis komisjoni liikmed hindasid üsna kõrge mõjuga hindeks. See võimalikkuse hinnetega ma teid ei koorma praegu, need tulevad hiljem avalikuks, kõik need analüüsid, siis saate täpselt lugeda. Väga hullult tõenäoliseks me seda kohe ei pidanud, aga ütleme nii, et see on kindlasti asi, mille paneks nagu südamele. Ma olen kuulnud, et nagu CRA nõuab ka, et riik küsiks oma tarnijatelt turva kohta küsimusi ja paneks neile mingeid ootuseid. Ma tahaks öelda, et kui hästi läheb, siis CRA aitab meid ka selle Mythose vastu natuke. Aga jah, tööd on muidugi roppu moodi, sellega ma soovin jõudu. Ja. Nii, lähme edasi. Okei, mis siis veel? Meil on komisjonis ka õiguskantsleri büroo esindaja ja meil on seal ka andmekaitse inspektsioon ja meil on veel juriste. Ja nemad arvasid, et meil oleks vaja mingisugune selline õiguslik asi ka sisse, mille peale ma seletasin, et no aga vaadake, meil on terve hulk õigust, mille täitmise üle meil tegelikult akadeemia ütleb alati delikaatselt, seireandmed puuduvad, millises ulatuses nagu nõudeid täidetakse. Ja mõtlesime, et mis on see asi, et mida me peaksime hindama, et nagu tõesti, nagu ma ei tea, minister tuleks ja kuulaks. Siis me otsustasime, et okei, põhiõigused, et põhiseadus, kui sul kipub nagu põhiseaduse riivamiseks või rikkumiseks, et hindame, kui tõenäoline see on. Ja me teame, et me panime endale väga kõva eesmärgi, aga meil õiguskantsleri büroo suurel toel kirjutati skaala, millega siis hinnata seda, et kui meil on mingi digitaalne süsteem, siis kui me seda kasutame laialdaselt, siis kui suur on oht põhiõigustele. Hindasime 4 kuud järjest ohtu pealkirjaga vähekindlustatud isikute õigusabiteenused tehisintellektile üleviimine rikub teenuse kvaliteeti ja põhjustab kahju seda kasutaval isikule. Lühidalt, lähed juristaitab.ee lehele, kasutad juturobotit, saad viletsat nõu, saad kusagil karistada. Võetakse kas raha ära, pasun ära või midagi sellist, ei saa oma pasunat tagasi. Ja see on see koht, kus meil, nagu näete, see on seal üsna all see kast. Ta sinna kusagile läkski, sinna 2 midagi. Sellepärast, et peame nentima, juristaitab.ee on täitsa hästi tehtud teenus ja ta läks kogu aeg paremaks. Meil oli inimesed käisid meil komisjonis, rääkisid meile, mida süsteemis tehakse, komisjoni liikmed virisesid. Järgmine kord oli süsteem palju parem. Et esimesed katsed olid see, et ma sain nagu selle juturoboti ikkagi käituma nagu Super Mario vestlustiiliga, eks ole. Et aita mind, aga ole nagu Super Mario. Töötas. 2 nädalat hiljem enam ei töötanud. Kiidan. Ehk siis üks hästi tehtud AI teenus. Ma tean, et meedias seda peksti kõvasti. Aga me vaatasime nagu neid ohte ja ikkagi inimesed, kes on nagu üsna niimoodi põhimõtteliselt nendel teemadel ütlesid, et tegelikult on päris okei. Osaliselt aitab see ka, et ta ei ole nii tohutult massilise kasutajaskonnaga, aga jah. Ja siis koos Riigikantseleiga, Riigikantselei kodulehel, kes on käinud, teavad, et nad teevad riigiülest riskianalüüsi. Nad muidugi seal kvantitatiivsega ei tegele, nad hindeid ei pane ja nad olid väga meeldivalt üllatunud, et me julgeme sükst asja teha. Aga siis me võtsime nad appi ja kirjutasime kokku ka sotsiaalmajandusliku ja riigikorrale tekkivate ohtude skaala kirjutasime. Seal on keskkonnamõjud, seal on mõjud tervisele, vaimsele tervisele, igasugusele linnad, maad, Eestimaa, eks. Ja siin on jälle üksikud laused mul. See on üks meil kõige pikem ohukirjeldus, selle vastu hindamise tegemine on paras vaev, aga tegime. Ja üks oht siis, mille ma teile näiteks toon, mille me selle vastu ära hindasime sellel kevadel, on siis, et suurte keelemudelite laialdane rakendamine üldhariduses viib õpioskuse ja iseseisva mõtlemise languseni. Ja ütleme, et see jäi kusagile sinna avatud lähtekood keerab meie e-riigi tuksi ja jurist aitab, ütleb, annab sulle halba nõu, jäi sinna vahele. Et meil olid ikka inimesed, kes olid parasjagu mures.
aga ma võin ka kohe öelda teile, et tuleb üks üsna põhjalik riskianalüüs eraldi selle sama akadeemia metoodikaga, mis tegeleb puhtalt selle T-hüppega. Et ma loodan, et see tuleb see suvi välja, et seal pannakse suht suurte kuvaldadega vahepeal mingite kohtade peal. Aga jah, eesmärk on ikkagi ehitada uusi ja paremaid asju, lihtsalt öelda, et kuidas teha paremini, kuidas me saame kõik need kasud ilma kahjudeta. Et kui te mõtlesite näiteks, et miks ma tulen teile seda siia rääkima, et kas ma tahan olla kuri konservatiiv, kes ütleb, et ärme ehitame Eesti e-riiki, siis see on väga kaugel tõest. Ma tahan ehitada Eesti e-riiki, ma tahan ehitada seda paremaks ja mingis mõttes see riskianalüüsi mõte on see, et me tahame öelda, et mis järjekorras võib-olla peaks rabelema mingite asjade pärast, sest me teame, et nagu see sama eelarve kaitsmine seal eespool. Nii, ja ma jõuan siis oma pealkirjani ka, et siis te teaks, et ma ei pannud ainult ägedat pealkirja, vaid ma kavatsen sellest ka rääkida. No, praegu on meil 2 viimast ohukirjeldust, mille siis akadeemia komisjon kokku sai. Oli see, et 2 asja, 2 sündmust. Esiteks, suurte tehnoloogiaettevõtete lahendustest sõltumine on oht Eesti riigi majandusele ja põhiseaduslikule korrale. Ja teine on see, et Eesti e-riigi andmete hoidmine vaid Eesti territooriumi andmekeskustest tekitab riski terviklusele, kui andmekeskus hävib. Õnneks Tõnu rääkis selle loo mulle juba ette ära, ma ei pea teile pikalt seda pähe joonistama. Ja nüüd on see huvitav koht, kus ma tahan teile natuke avada komisjoni metoodikat. Meie nimelt teeme selline niimoodi asja. Keegi komisjoni liige toob teema, me paneme selle kirja. Tõenäoliselt see, kes teema tõi, kirjutab ise esimese mustandi, siis kõik ülejäänud komisjoni liikmed käivad üle, täiendavad, ütlevad ei, siin meil ei ole kaitsemeetmeid, sellised kaitsemeetmed võiks panna, ühesõnaga ühine töö. Ja selle ühise mõttetöö käigus me ehitame oma peades valmis selle taju sellest, kui väga me kardame seda. Kes teist on lugenud Kahnemani seda kiirelt ja aeglastelt mõtlemisraamatut, eks ole, siis te teate, väga tubli. Seal on öeldud see, et kui teile rääkida mingist ohust, siis sellel hetkel lihtsalt teie närvisüsteem on nii ehitatud, te ei saa sinna midagi teha, see oht on teie peas läheb ülesse. Et vaatate mingit filmi või loete mingit uudist, oi, kellegagi juhtus, äkki juhtub minuga ka, see tõenäosus läheb laksust natuke ülesse. Ja hoidku jumal veel, et teile öeldakse, et see oht juhtub vaid 1 inimesega miljonist. Kas te teate, et 1 miljonist on rohkem kui 0,00001? Sellepärast, et see 1 miljonist võin olla mina. Aga 0,00001, see on sellist see on nii väike tõenäosus. Te saate aru, et see on sama asi, aga majanduspsühholoogid, käitumispsühholoogid on riskianalüüsi kõvasti nagu närinud. Ja mingis mõttes on nagu oht on selline psühholoogiline kontseptsioon, aga ta on olnud väga abiks selleks, et inimesed suudaks ellu jääda, et kui nagu põõsas on lõvi ja sa mõtled, et kõrrat, seal põõsas on lõvi, ma lähen ringiga, siis see inimene võib-olla jäi ellu, eks. Teise võib-olla sõi lõvi ära ja siis geenid läksid edasi, eks ole. Et me tahaks, et Eesti geenid läheks ka edasi ja selleks ongi siis vaja natuke mõelda selle peale. Igatahes, Tõnu joonistas teile selle pildi ära, et tuleb droonirünnak andmekeskusesse ja teenus läheb maha. Okei. Teine pool on siis see, et kui ma nüüd ütlen teile, et kõik, kes te näiteks olete ostnud endale AI lahendusi, mingeid kloode, värke, mida iganes te kasutate, ja olete avastanud, et see teenustaja ühel hetkel, nüüd te saate nagu sama raha eest vähem AI-d, sellepärast, et vabandust, me muutsime ühepoolselt teenuse tingimusi. See hakkabki nii olema kogu aeg. Et selles mõttes täna me oleme selles perioodis, kus me ehitame oma sõltuvust üles neist tehnoloogiatest ja teenustest ja siis hiljem ühel hetkel saame siis arvet maksta selle eest. Et see on nagu, siin me püüdsime nagu seda vaadet hinnata. Ja teine asi on see, et kui meil endal Eestil ühel hetkel ei ole enam seda tehnilist võimekust näiteks, et omaenda e-riiki üleval pidada, olen neid kohanud neid riike. Riigi peal ongi üks mees, kelle kohta öeldakse, et ta on meie krüptograaf. Meil on magistri, kes on paremad kui tema võib-olla selles. Et selline asi võib juhtuda. Me ei ole seal, meil on pigem läheb paremaks kogu aeg. Aga me püüdsime hinnata seda ohtu, et mugavuslõks ja kõik see, et ostame kõik mõnusalt sisse, et siis ühel hetkel meie eest hoolitsetakse. Mingi maani hoolitsetaksegi, see on täiesti okei. Aga jällegi, Tõnu mainis geopoliitikat, ma mainin ka. Geopoliitikas on nagu see, et mõnede partnerite käitumine on ennustatav, mis on turvalisuse definitsioon mingil määral, et käitumine on ennustatav. Teiste oma on natuke vähem ennustatav, et tuleb natukene, peab olema nagu selline tasakaal meie vahel. Läbirääkimiste laua taga me peame suutma nagu öelda. Ja
ma ütlen kurvastusega, et mul ei ole teile siin neid hindeid panna, sellepärast, et ma ei saanud neid komisjoni kõigilt liikmetelt kätte. Kui keegi teist on siin saalis, siis te olete mulle võib-olla võlgu need hinded veel. Aga nagu lubatud, varsti paneme avalikuks, siis saate lugeda. Aitäh teile!